tere kõigile ammustele ja uutele jälgijatele. Kätte on jõudnud aeg, kus tuleb pakkida asjad ja minna laagrisse. Aga sellel aastal ei ole see laager minu jaoks mõeldud, vaid see on mõeldud tulevastele meistritele. Kuna ma isiklikult siis lõpetasin täielikult krossi karjääri kui sportlasena, siis see ei tähenda absoluutselt seda, et ma ei tegeleks motokrossiga üldse. Nüüd on minu suurimaks eesmärgiks siis anda kõike seda edasi, mida ma ise nende kõige 6 aasta jooksul kogesin, mida ma sain, kõiki neid teadmisi, oskusi nii Hispaania laagrist kui ka omal jõul siin Eestis treenides ja kõike nii edasi ja nii edasi. Ehk siis minu jaoks on nagu totaalselt uue lähe pööramine olnud siin viimase poole aasta jooksul ja on olnud siuke kergelt võõrutusravi motokrossist, kui ise nagu ei sõida enam niimoodi, aga teisalt kuidagi on see olnud kergendavam võõrutusravi, kuna ma natukene haigergab tähele. Kuna ma olen ikkagi tegelikult peadpidi selle motokrossi sees, näide minu jaoks on kuidagi treeningute andmine on nii teraapiline ja siuke mõnus tunne, et ma saan oma kogemusi ja kõike teadmisi edasi jagada ja nähes veel, kuidas trennides need teadmiste edasi andmised lähevad ka kohale õpilastele, see on nagu metsikult võimas. Täna on siis reede ja see nädalavahetus saab olema minu jaoks ülimalt tähtis. Nagu ülimalt tähtis, sest et on esmakordne 2-päevane Karlen Randveri treeninglaager. Karksi Nuias seekord, kuna seal on siis nüüd täpselt nädala pärast on juba Eesti meistrivõistluste esimene etapp, siis ma mõtlesin, et prooviks see aasta nii, et ma alati ennem siis järgmist etappi korraldan laagri seal raja peal, kus saab toimuma see järgmine etapp, et luua just nagu kindlustunnet sõitjatele. Ja otse loomulikult on oodatud ka poisid, mehed, mitte ainult naised, aga põhirõhk on ikkagi olla Eesti naistele selles nagu motospordis siis nõu ja jõuga abiks, nii palju kui ma suudan, oskan ja võimalik üldse on. Aga jaa, selle laagri ideega on nüüd siin vaeva nähtud ja organiseeritud juba kergelt 6 aega äkki või? Et jah, kõik programm nagu kellaajaliselt paika panna, siis mis iganes kaasa on vaja, kõik asjad, aga õnneks mul on nagu meeletu kogemuste pagas just nende laagrite osas, kui ma ise nagu käisin ju pidevalt Eestis siin, kus iganes Eesti otsas sai käidud laagrites ja üht-teist sai nagu jah, kõrva taha pandud, et seekord kuidagi nagu otsest paanikat pakkimisega ei olnud, sest et jah, meenuvad kuidagi need kõige vingemad ajad sellest, kui ise sai sõidetud põhimõtteliselt niimoodi, et 1 päev kodus, 3 päeva laagris, siis jälle tagasi koju natukene puhkama, pesema, kasima ja siis sai edasi pandud, kus iganes rajale siis vaja minna oli. Ja nüüd ongi siis seekord, mul tulevad 2 õpipoissi kaasa. Õpipoissi, see kõlab nii nõmedalt. No õpilast, jah, õpilast. Nagu koos minuga. Ja siis, kui ma nüüd ei eksi, siis äkki oli 8 naist tuleb veel. Ja nagu siis sinna otse laagrisse. Ma ei tea, ma olen nii põnevil lihtsalt, sest et jah, nagu ma ütlesin, ma saan kõike seda edasi anda, mida ma nagu nende aastate jooksul olen ise kogenud ja omandanud, see on lihtsalt võimas. Aga küll me jõuame veel jutustada. Mulle tuleb otse loomulikult kaasa Tartust ei keegi muu kui Sandra.
mis oleks üks laager ilma mõne operaatorkõpsuta ja minu jaoks on selleks kõige parem variant ever, no ütleme nii, et teisi variante üldse ei olegi selles ametis, on Sandra. Ja ta on siia poole juba peagi teel. Minul on kõik asjad pakitud autosse ja käru peale. Küll aga on vaja veel pakkida riided ja voodiasjad kaasa. Aga ma näitan teile peagi, mis mul juba peal on. Seekord saab olema ma ei tea, miks ma oskan ennast panna olukordadesse, kus ma ei ole mitte kunagi olnud. Ilma mingisuguse kogemuseta, pea ees vette, nagu ikka minu puhul tegelikult see toimib. Aga paneb nagu naerma ikka, et Glen, how the hell you are again on this place? Ühesõnaga ma näitan teile, mis rongiga ma siis seekord me oleme siis nagu minemas. Ma loodan ausõna, et kuskil manööverdama ei pea, sest ma ei ole kindel, kas ma sellega hakkama saan. Eile, kui käru järel käisime, siis isa aitas mul natukene manööverdada maja ette, sest ma ei oleks sellega, ma arvan, kindlasti mitte hakkama saanud veel. Aga jah, minu puhul siiski aitab see, et lihtsalt pea ees vette tundmatus kohas ja küll õpime. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. On minu elu moto. No nii, selline näeb välja siis meie transport seekord laagrisse. Et jah, mul ei ole praegu sõnu, ma ei oska veel kommenteerida. Eks seda näeme siis, kui kohale jõuame. Tervelt ei kriimuta-kraamuta. Avasime luugiga. Siin sees on siis Martini ja Trevori rattad, töölauake. Oih, issand jumal, mis siin toimub. Juba olen mustaks teinud. Töölauakene, pesur sai laenatud, aitäh kukk. Siis grill, kus me teeme täna õhtul juba väikest lõkkekest. Siis jah, Trevori ratas, telgikene. No ega siin muud ei olegi. Siis bussis on meil grilli, värki, särki, tööriistad ja minu maasukas. Siis noh, jah, kõik podi-padi, mis vähegi vajalik on. Ja siis siia ma ei ole veel jõudnud eriti pakkida. Hui! Aga noh, mingid toiduvärki juba ostsin. Seal on siis magamisasjad, minu krossi asjad. Külmikus on juba natukene mingit toitu. Noh, ütleme nii, et pärastine vaatepilt siia on hoopis teissugusem, kui tuleb poiste asjad tulevad peale, Sandra asjad peale. Nii et saab olema jah terve bussitäis rõõmu laagri jaoks. Et jah, nüüd siis ma jään Sandrit ootama ja lähen pakin enda riideasjad ja magamisasjad valmis ja toiduvärgid, särgid. Nii et see you soon. Tere! Kes siit tulid? Kes siit tulid? Tapasin teolt. Liguim oli emand isiklikult. Valedis riietes. Jah, vaba riietes. Ja siis... Keegi tunneb täna ära. Sandra, meie laul. Jälle algab, kõik algab uuesti. Kerli, 1-2. Oh yeah! Oi, siin on nüüd üllatuskraam. Ma lähen Silvi tuleb pealt ära võtta. Saame hakkama. Ma ei saa teile reeta, kelle nimene ma tellisin. Ei tohi, jah. Meie esimene trenni poiss. See ei ole pilt, see on video. Ta üldse ei vaata. Trevor! Mängivad oma mänge. Fono in Italië, maar toch doet het pijn. Ben aan het vluchten van mezelf. Pane mingi kõva beat. DJ Sandra. Pane ikka meie lemmareid.
Lemmareid. Muumioru lood. Justin Bieber. Jah. Ikka. Ei tea, jah. Poisid läksid juba rajale. Õhtune väike trennikene. Ilmaga on vedanud. Halleluja. No nii, poisid, te tulite just siit esimeselt rajajalutuselt Karksi-Nuiast, et kuidas teil tunded on? Väga hirmus on. Miks nii? Suured need tõusud ja langused. Kuidas sul on? Hüpped on hirmsad, aga ma tean, et ma ei tohi hüpata. Mäest üles oli juba raske kõndida. Kõik on halvasti ühesõnaga. Karlen, miks sa neil hüpata ei luba? Sellepärast, et Emosse väga kiire tee, aga tippu on aeglane ja tark tee. Ehk siis enne tuleb tehnika paika saada ja asjad ja siis hakkame kiiresti sõitma. Täpselt. Poisid, mis te sellest arvate? Õige. Õige või? Ma lootsin vähe vürtsikamat vastust, et homme panete lutt põhjas. Selleks me siin olemegi, et treenida kõike seda, mis on hirmus. Super. Homseks kopsu mahtu treenimas. Nii, täna meil on õhtusöögiks Liini ema tehtud kotletid. Ma pean ütlema, et ma ei oodanud seda, aga need on tõsiselt maitsvad ja no ma kõhtan ka tõsi tegelikult, aga ikkagi on maitsvad. Ühesõnaga vaadake see close-upi ka, no tegelikult porganditükid värgid. Kena tekstuur suke. Vaata, me teeme kotleti arvustust. Kotleti arvustus. Okei, väga maitsev ühesõnaga. Aitäh Liini emale. Aitäh tähelepanu eest. Noh, läheb jalkaks või? Tublid. See on nagu suur mõmmi välja sellega. Suur mõmmi. No nüüd me Celiiniga matchime. Yeah. See on Celiini oma sponsor by Celiin. Nii, siin on meie laagri garaažinurk. Kõik hoiustame siin turvaliselt. Sa oled ikka nagu mingi munamies siin. Siin magavad meil poisid. Kuudis kenasti. Siin on meil sööginurk, kööginurk, mis ei ole veel väga valmis sätitud. Siin on meie sukkesed. Ja siia tuleb siis põrandale Sandra magamiskoht ja minu magamiskoht on seal üleval. Ui! Kohe teeme lõkke ka. Meie ei osta poest süüte vedelikku. Meil on sponsorid by Liiguimali. Vaata nüüd. Ja Koobi. Koobi ja Koop on ka meil päris tipp ja täpp. Tikk ja täkk. Nii, tegelikult ma kardan ka natukene. Ma istun ka. Sul on muidugi juuksed ka veel lahti ja... Essa korraga. Siit tule juba Sann ja Karl! Haa! Läheb. Rossi tuli. Pannakse mingi bänd peale. Rossi tuli. Kahju, et Volbriga ära oli. Lõpetage. Ei ole ju vaikselt. Davai, kuule, jää põlema nüüd. Head tööd. Head tööd. Hoks kinni. Ui. Naiste laagri nädalavahetuse auks on meil virmalised. Väu. Roosad.
mulle tegelikult ei meeldi roosa, aga praegust võib olla. Vau! Hommikust, meil on esimene hommik laagris. Mul on hääl jumala ära juba. Mul oli enne juba hääl ära, nüüd enam ei ole siin midagi. Kuidas ma täna siin üldse midagi räägin? Ühesõnaga, öösel oli päris külma. Ja siis ma midagi jõbisin selle. Ja siis sai järgi ja siis oli soe. Aga, poisid, kas teil oli külm või? Ei. Poisid on sinu aksla või selle aksla ja. Aga kõva ake, mitte midagi läbi. Väga suvi veel ei ole, kui villased sokki võib kanna. Sa ütlesid, Sandra, kas sul oli külm või? Sandra oli külm. Aga ma küll hammaste klõbinat ei kuulnud. Ei, see nii hulluks asi. Nii käes ära ei ländasi, aga no vahepeal ikka tead. Aga siis sa ärksid ise külas, siis sul oli ka külm. Jaa. Teeni kaua ei tõuse üles, ei kuule kukelaulu, ei lähe pissile. Miks ma ka teeni kaua ei tõuse üles, ei kuule kukelaulu, ei lähe pissile. Miks ma ka teeni kaua ei tõuse üles, ei kuule kukelaulu, ei hüppa ükstesse. Miks ma ka teeni kaua ei tõuse üles, ei kuule kukelaulu. Marss ülesse! Jooksma! Noh, oli hea magada, Joo. Okei, paneme ukse kinni, pange riidesse. Ja siis on aeg prapitada. More passion, more footwork. Bla bla bla. Ui. Jumala piisavalt, 9 sentit kokku. Karju. Hommi on põhiline. Kuule, miks ta karjub? Working on a weekend like usual. Way up in the deep end like usual. Going nuts. Niggas caught me slipping on some place so wet. Someone hit your block, bro. I tell you man, I house on Rosewood. This shit too plush. It's cool. Ei niimoodi ei rända selle kaameri kaasa. Päris raske soojendus. Ta vässis ära juba. Ühesõnaga, alustame. Oh my god. Nii. Hästi rahulikult. Paneme ajaks praegu siuke 10 kuni 15 minutit.
kui te tulete sealt hüppest, eks ju, siis teil on 3 valikut siin ees. Mine rohkem ettepoole. Sa oled siis sa oled nagu sentris ja siis sa nagu kontrastiga istud, aga ja ilusti. Ja siis võtame selle teise kurvi ette. Et te olete nagu jäigad ja siis päkkate peal. Kui te nii vaatate, siis te põrutate terve keha ära. Siis peab kõik lugus olema. Ja niimoodi. Kas läheb? Suuremat kaussi ei olnud. Äkki ma jään kaussi? Ei ole vaja. On merevaipu siis. Ma arvan, et kui sa kiiresti jätkuvalt lähed tänavale. Mis teed? Mis sa teed siin? Kuule. Nunnu. Ei, olge siin. Ära
oleks seda eksimisruumi rohkem, et ei oleks seda puusse sõitu. õhtune photoshoot. Nii nagu ninad kokku. Koer on ka vist tänas trennist väsinud. Muidugi vässu, noh. Siit tuleb salat. Keegi vaatas tunnilugejad ka, palju teil sõidutunde kokku tuli? Ei julge vaadata, siis peab õli vahetama jälle. Andsite ikka päris usinalt minna, vaatasin. Oi, täiega. Ega me nalja ei tulnud siia tegema, on ju poisid? Sul on mingi uus stiil, nokamütsi peal on kiiver või? Kuidas on poisid, vässud ka või? Veits. Jaa. Alad läbi. Tegelikult tahaks mu sõitma väga teha. Homme keerame veel viimased setid peale ja siis lähme koju, et saaks uusi trenne mõelda. Boom. Läinud, mis läinud? Nii on nagu hästi enam-vähem või? Jaa, nüüd mudi. Nüüd mudige. Ja siis koerale tuleb hommikul rohke anda. See oli 7.30 ja ma olin ära, et see polnud veel 8.30. Halleluja, me näeme Eurovisiooni. Nii une segane, 7.30 oli Andrek tuleb siia, midagi hakkab majandama ja värki. Oota, ma ei saa praegu teha seda. Ainus asi, mis meil hammaste vahel on krossiliiv. Ja liha. Tere hommikust Teitu. Kork on valus, nina on kinni. Vähemalt täna oli nii hea uni. Me saime soojas magada. Täitsa soojas nagu algusest lõpuni, sest et me saime veel vastu täielikult tööle. Aga kork oli ikka... Sama. Meil on... No, mina isiklikult tahtsin, et Holland võidaks, aga Šveits saab. Ja meil on kohe Eurovisiooni see ülevaatame. No, ei meeldi, aga Holland üldse diskvalifitseeriti, ma ei tea. No, tahaks natuke kellegi kakla või kõik lähevad, vahepeal juhtub siukseid asju. Ega nagu... Draama. Ma ei tea, miks... Issand. Mis ta tuiab selle... Ta veits, ma arvan, nagu võttis eeskuju sellest eelmise aasta Soomest, aga lihtsalt ta on teist värvis. Ta on natuke pehmem olema. Veits flurrim. Feminin. Mis mammi teeb?
Mõmmi väsinud. Mõmmi on ikka väsinud. Mõmmi tahab koju. Mõmmi tahab koju. Eile õhtus saati. Poisid, kuidas uni oli? väga hea oli. Jääme nädalaks veel siia või? Ei lähegi ära. Ega me kõik ära, nii kui peab tagasi tulema. Jah, nii nädala pärast on siin meistrikat, siis peab kohal olema. Jees, no siis tuleb üles ajada ennast. Vana mutt paneb oma liigesed tööle hommikul. Keegi on päris ribadeks sõitnud ennast. Näe, kõva trenn. Olen tubli terve laps. Igaüks teab, ma teab 1 ja 2. Et teeb võimlemine hea 1 ja 2. 3 ja 4, 1 ja 2, nii kasvab laps. Eks ära silmist ei kaoks. Ta. Tulevad. Kuidas on meeleolu teisel hommikul? Oih! No näed, mis operaator kõps unustas ära kohe. Ei ole hullu. Lõpuni! Tublid! Oli kerge või? Täpselt hea oli. Oli mõnus lõtvestav ja? Tublid. Nii, nüüd teeme ka slaalomit, aga istudes. Aga seal ongi see, et... Ja Grete samamoodi ja jumala hästi paneb juba nuhki välja, natukene veel ja läheb üle. Nii arvan, et suur naerad su näol. Nii tubli. Aga... Jah, no. No nii, karju nüüd ka. Ja mis sa arvad, mis siin edasi juhtub? Ei lähe. Siin edasi läheb see. Proovi hästi sirgelt. Nagu minna sinna hüppesse ja maanduda hüppesse. Nagu sinna alla.
noh, siis tulebki lihtsalt see error koht, et sa pead sinna hästi terava kurvi endale tekitama trajektoorina, vaata, et siit sa ei hakka ju siit seest, et oi, ma tahan nüüd ikka minna välja kurvi ja siis lähed veel vasakule, vaata. Eriti võistlustel, kus on võib-olla kaasusest puudu. Me läksime niimoodi kurvi, tema oli väljas, mina olin sees, siis ma mingi, ma ei tea, ma võin talle lihtsalt pooleks sõita. Aga ma pidurdasin. See on harjutus, see kartumine. Jah. No siis vist on peab kokku olema ja siis tuleb meil küsimusi ja olema võtta. Aga see on siuke epik, et nagu väike mõttemoment ja küpped palju suuremalt saab. See tuleb siis. näita nüüd. ma sain merch'i. näita tagant ka. No vaata, Team Gate isegi. Team Gate'i Ülivinge. Vaheldus mu mingitele sportlikele, noh, siukestele liibuvatele. Selles on hästi palju erinevaid lugusid peidus ja selles mõttes, kui lähemalt vaatad, siis ma arvan aasta aega vähemalt leidnud mingit avastamist. Seal on ikka päeva